Tere, head vaatajad ja kuulajad! Käimas on teine osa saatesarjast lühidalt Ameerika Ühendriikidest. Selle sarja eesmärgiks on anda kerge ülevaade Ameerika Ühendriikide ajaloost. Esimeses saates rääkisin Ameerika mandri asustamisest inimeste poolt, sellest, kuidas jääaja lõpus saabusid Ameerika mandrile esimesed inimesed. Tänases saates räägin Ameerika põliselanike eluolust tänapäeva Ameerika Ühendriikide territooriumil Clovis'e kultuurile järgnenud ja hispaanlaste Kariibi mere saarestikku saabumisele eelnenud perioodil. Piiritleme selle aastatega umbes 10 000 enne Kristust kuni aastani 1492 meie aja järgi. Kui olin eelmise saate kokku monteerinud ja juba ka üles laadinud, siis seda kiiresti korra üle vaadates selgus, et saatest olid välja jäänud paar klippi. Need olid lihtsalt montaaži käigus kaduma läinud. Nendes klippides rääkisin ma Clovis'e kultuuri inimeste igapäevaelust ja nende tegemistest. Ma ei hakka sinna teemasse enam tagasi minema. Lühidalt öeldes, Clovis'e kultuuri inimesed olid mammutikütid. Mulle meenus, et ma olen kunagi kauges lapsepõlves ka lugenud ühte raamatut sel teemal. Selleks raamatuks oli Tšehhi pedagoogi, arheoloogi ja kirjaniku Eduard Storzi raamat Mammutikütid, mis oli siin see konkreetne eksemplar, mida mina oma käes lapsepõlves hoidsin ja mitu korda läbi lugesin, oli välja antud aastal 1972. Tegelikult oli selle raamatu esmatrükk välja antud juba aastal 1918. Arvestades, kui lookas on meie raamatupoodide letid ja raamatukogude riiulid, siis ma usun, et huvilised leiavad kindlasti ka midagi kaasaegsemat. Igal juhul soovitan lugeda antud teemast mõnda ajaloolist romaani. Keda huvitab ürgaeg, lugege kas või sedasama Eduard Storzi raamatut Mammutikütid. Nüüd aga tänase teema juurde. Mis juhtus tänapäeva Ameerika Ühendriikide territooriumil peale megafauna ja Clovis'e kultuuri kadumist? Kui tõele au anda, siis ega seal midagi fantastilist kohe ei juhtunudki. Jätkus küttide ja korilaste eluviis. Maaviljeluse alged jõudsid Ameerika Ühendriikide edela osariikide territooriumile umbes 1000 aastat enne Kristust Mehhiko kultuuride poolt. Ning ka siis jäi maaviljelus kõigest selliseks väiksemaks kõrvalharuks. Niisiis inimühiskonna areng oli väga aeglane. Tegeldi endiselt küttimise ja korilusega ning seetõttu räägingi lihtsalt mõne sõnaga küttimisest ja korilusest üldiselt. Küttimine on kõige traditsioonilisem loomsete saaduste, nagu näiteks liha, loomanahad, morsakihvad, elevandiluu hankimise viis. Ürgajal kütiti kollektiivselt ja saak jagati pärast omavahel ära. Tänapäeval tegeletakse küttimise ehk jahindusega ka hobikorras ja mõningate liikide populatsiooni arvukuse piiramiseks. Korilus on toidu ja tarbematerjali hankimine loodusest ilma seda ise teadlikult ümber kujundamata. Korjati seeni, marju, pähkleid, linnumune, tigusid, kõike loodusest saadavat. Kiviajal kujunes välja ka meeste ja naiste vaheline tööjaotus. Mehed pidasid
jahti ja naised tegelesid korilusega, siiski see reegel ei olnud kivisse raiutud. Kui mees nägi metsa all mõnda ilusat seent või marja, loomulikult korjas ta selle üles ja väiksemaid loomi, nagu näiteks hiired, rotid, jänesed, suutsid edukalt kinni püüda ju ka naised. Kütid ja korilased olid rändava ehk nomaatliku elustiiliga. Nad liikusid pidevalt paigast paika, otsides endale eluks vajalikku ning need grupid, mis niimoodi ringi liikusid, koosnesid umbes 25–100 omavahel lähisuguluses olevast inimesest. Suurem grupp oleks selle piirkonna, kus need inimesed parasjagu tegutsesid, kust nad loodusest eluks vajalikku ammutasid, lihtsalt liiga ruttu välja kurnanud. Samas väiksem grupp ei oleks suutnud pidada piisavalt edukalt kollektiivset jahti. Kui mingisugune inimgrupp ka suuremaks kasvas, siis nälja tingimustes olid nad ikkagi sunnitud väiksemateks gruppideks lagunema ja üle maa laiali hajuma. Selline kõige väiksem sotsiaalne üksus oli perekond, mis koosnes emast, isast ja lastest. Laienenud perekond võis hõlmata ka näiteks vanavanemaid. Edasi tuli juba suguvõsa, mis koosnes mitmest, võiks isegi ütelda, et paljudest omavahel sugulussidemetes olnud perekondadest. Edasi tuli juba hõim, mis tegelikult on sünonüüm sõnale suguharu. Hõim ehk suguharu on ürgkogukondlikule korrale omane etniline ja sotsiaalne rühm, millel on juba oma territoorium, keel või murre ja võib-olla ka nimi ning ühised kultuuri- ja ühiskondlikud traditsioonid. Hõimul on niisiis ka juba oma kindel piirkond, kus ta tegutseb. Hõimule järgnev selline arenguaste on hõimuliit ja sealt edasi peaks juba tulema riik. Nagu me teame, siis Põhja-Ameerikas, kui me jätame nüüd Mehhiko siit välja, ütleme Ameerika Ühendriikide territooriumil indiaanlastel riiki välja ei kujunenudki. Jätame nüüd selle kauge ürgaja sinnapaika, liigume ajas veidi edasi. Nüüd järgnevalt vaatlengi perioodi, mis algab umbes 2000 aastat enne Kristust ja lõpeb siis hispaanlaste saabumisega 15. sajandi lõpus. Lihtsustatult võib tänapäeva Ameerika Ühendriikide territooriumi jagada 5 osaks. Mississippist ida poole jäävad metsaalad. Mississippist läände aga suur tasandik, mida on nimetatud ka kõrgpreeriaks või lihtsalt preeriaaladeks. Omaette piirkond on ka suur nõgu keskmega tänapäeva Utah osariigis. Eraldi vaadeldakse kultuuriliselt ka Ameerika Ühendriikide edela osariike, eelkõige Arizonat ja New Mexicot. Ning viimaseks 5. eraldi piirkonnaks on Vaikse ookeani rannik. Ka sel perioodil jäi metsastel idaaladel põhiliseks elatusallikaks ikkagi küttimine ja korilus. Maaviljelus jõudis sinna aeglaselt ja tõepoolest mais umbes 300 aastat peale Kristust sinna piirkonda lõuna poolt jõudis, kuid valdavaks toidukultuuriks sai mais alles aastaks 900. Küll aga korjati siis näiteks metsriisi, mis kasvas looduslikult jõgede järvede kaldal. Arvatakse, et kõik piirkonda rahvad rääkisid algselt algonkiini keelt või selle dialekte.
Tulenevalt looduslikust keskkonnast elasid idametsaalade elanikud valdavalt puitsõrestikuga ja puukoorega kaetud elamutes. Nimetagem neid siis hüttideks või vigvamiteks. Need võisid olla väiksemad, koonusekujulised, kuid ka suuremad. On näiteks teada, et hilisemal ajal elasid irokeesid sellistes suuremates niinimetatud pikkmajades, kus oli ka juba õige mitu tuba. Aga üldiselt oli ikkagi metsaaladel põhiliseks elamute ehitusmaterjaliks puit, millest tehti siis hoonete sõrestik, mis omakorda kaeti puukoorega. Vastavalt piirkonnale võisid indiaanlaste külad hilisemal ajal kasvada ka päris suurteks asulateks ja need võisid olla ka kindlustatud, samuti ümbritsetud puittaraga. Mississippi jõest ida poole jäävate metsaalade ürgajale järgnenud ühiskondliku ja sotsiaalse arengu võib jagada 3 perioodi. Esimene oli Adeena kultuuriperiood, mis algas 500 aastat enne Kristust ja mille asendas umbes 100 aastat peale Kristust Hopewelli kultuur. Ning sellele järgnes omakorda 600 aastat peale Kristust siis Mississippi periood, mis lõppeski siis lõpuks eurooplaste saabumisega samal ajal. Nendest kultuuridest ma siin saates aja kokkuhoiu mõttes eraldi rääkima ei hakka. Küll aga räägin ühest sellele piirkonnale omapärasest nähtusest. Nimelt rajasid metsaste idaalade inimesed mullast künkaid ja poolsõõre. Juba 1700 aastat enne Kristust hakkas üks õim tänapäeval Louisiana osariigi territooriumil, täpsemalt Poverty Pointi piirkonnas, rajama suuri mullast poolsõõre. Ja selliste poolsõõride eesmärk või otstarve on siiani teadmata. Arvatakse, et nendel suurtel mullast kokku kuhjatud poolsõõridel oli mingisugune religioosne otstarve. Ei tea ja ei saagi tõenäoliselt kunagi teada. Igal juhul rajati selliseid muldkehasid seal piirkonnas järjest 1000 aasta jooksul. Selgem otstarve on aga järgnevatel mullast rajatistel, sellistel küngastel, mille otsas asusid siis administratiivhooned või ülikute eluhooned. Neid selliseid inimjõul kokku kuhjatud künkaid nimetati siis inglise keeles moundideks. Meile eestlastele peaks selline ehitustraditsioon olema äärmiselt südamelähedane. Nimelt umbes samal ajaperioodil rajasid ka meie esivanemad ju siin meie kodumaal maalinnasid ja linnamägesid. Maalinn oli ju samamoodi lauskmaale inimjõul kokku kuhjatud muldkeha, selline mullast ringvall, mille otsas siis paremal juhul oli ka puidust pihtaed. Ja tegemist oli siis kindlustatud asula või sellise linnusega, mille hoovialal asusid ka siis näiteks paremal juhul ka siis kaev ja mõningad hooned. Need indiaanlaste poolt rajatud muldkünkad võisid olla suured, suure õuealaga, kuid ka väiksemad ja neid võis olla üksteise kõrval päris palju, nii et moodustus selline
midagi kesklinna taolist, kus siis kõik ülikute eluhooned või administratiivhooned olid koondunud üksteise lähedale ja see kesklinna moodi piirkond võis olla siis samuti ümbritsetud tara või sellise palissaade aiaga. Ja üheks suuremaks linnaks peetakse tollest perioodist pärinevat Cahokia linna. Cahokia linn asus Mississippi jõest idas tänapäeva St. Louis'i vastas. Arvatakse, et Cahokia linnas võis elada kuni 25 või 30 000 inimest. Teised teadlased on aga selle arvamuse ümber lükanud, kahtluse alla seadnud, pakkudes omalt poolt välja, et taraga piiratud keskuses võis Cahokia linnas elada umbes 500 inimest ja ümberkaudsetes külades või omalaadi eeslinnades paremal juhul 4 või 5000 inimest. Eurooplased, olles seal kusagil 18. sajandi lõpus, 19. sajandi keskpaigas avastanud need suured muldkehad ning mõistnud, et tegemist ei ole looduslike pinnavormidega, omistasid nähtusele müstilise varjundi. Eurooplased oma arrogantsuses ei uskunud, et need muldrajatised võivad olla kohalike indiaani hõimude, keda nad pidasid metslasteks, poolt rajatud. Seetõttu tekkisidki mingisugused legendid ja oletused, justkui võiks olla tegemist mingi salapärase minevikus eksisteerinud kõrgkultuuriga või suisa maaväliste jõududega. Tegelikkus oli ikkagi see, et need suured mullast rajatised olid kohalike indiaani hõimude loodud ja üleüldse ei maksa liialt erutuda. Tolleaegne arengutase piirkonnas oli tegelikult võrdne või vähemalt enam-vähem võrdne pronksi aja tasemega Euroopas. Järgmine piirkond, millest kerge ülevaate annan, on suurtasandik ehk kõrgpreeria ehk lihtsalt preeria alad Mississippi jõe ja kaljumäestiku vahel. Preeria alad olid ülejäänud piirkondadega võrreldes veidi hõredamalt asustatud. Preeria indiaanlaste kultuur tegi suure arenguhüppe, kui indiaanlastel õnnestus taltsutada, kodustada Hispaania konkistadooride käest põgenenud hobused, kes olid looduses edukalt paljunenud. 19. sajandi lõpuks kujunes nendest taltsutatud hobustest, nendest vabalt elanud mustangitest, seejärel taltsutatud hobustest selline omapärane pruuni-valge laiguline jässakas indiaanlastele omane hobusetõug. Ka hobuse taltsutamisele ja kodustamisele eelnenud perioodil põhines preeria indiaanlaste kultuur ikkagi piisoni küttimisel. Tol ajal olid suurtasandikul tohutud piisonikarjad. 1840. aastatel, kui eurooplased juba nende alade vastu tõsisemat huvi tundma hakkasid, siis määratlesid nad umbkaudu piisonite arvu ja pakkusid sellena välja 70 kuni 80 miljonit. Kuidas siis tolleaegsed kiviaegsed ja hilisemad indiaanlased enne hobuse taltsutamist piisoneid küttisid? Esiteks, esimene võimalus oli huntide kombel eraldada suurest karjast mõni nõrgem loom või osa karjast ning ta niimoodi ühiste jõupingutuste tulemusel kätte saada. Teine võimalus oli ajada
piisonikari või osa sellest kas sohu, järsakust alla, mõnda umborgu või paksu lume sisse, kus piisonitel oli raske liikuda. Ja see lihtsustas nende kättesaamist. Kuid ka juba ajast 300 aastat peale Kristust on tõendeid selle kohta, et indiaanlased ehitasid ka ise puidust lõkstarandikke, veetähekujulisi kivivaresid ja niimoodi püüdsid siis piisoneid ja samu jahipaiku, selleks sobivaid paiku, kasutati aastasadu või isegi aastatuhandeid. Seda tõestab mitmetest lademetest leitud aastatuhande vanused, piisoni luud. Preeria indiaanlased olid hobuse eelsel perioodil siiski samuti nomaadliku elustiiliga. Nad rändasid mööda preeriat ringi ja vedasid oma vara natukest kaasas siis kas ise või koerte taha seotud lohistitel. Kui esimesed konkistadoorid preeriasse jõudsid ja seal ringi liikuvate väiksemate selliste indiaanlaste gruppidega kohtusid, siis pidasid preeria indiaanlased hobust suureks koeraks. Seda just seetõttu, et nad ise vedasid oma kompse koerte taha seotud lohistitel. Asteegid, kellega hispaanlased lahingut pidasid aga teadupärast hobust ja meest ehk siis ratsaniku ja hobust mingisuguseks hobuse ja inimese mingisuguseks ristandiks või ristsugutiseks, koletiseks. Preeria indiaanlased siis aga vastavalt oma kogemusele pidasid hobuseid, keda nad Hispaania konkistadooridega koos nägid, suurteks koerteks. Järgmiseks omapäraseks piirkonnaks, mida vaatlen, on Suur Nõgu keskmega Utah osariigis. Jääaja lõpus oli see eluks igati sobilik paik. Seal esines metsasid, jagus jahiloomi. Ja on teada, et inimesed kasutasid seal loomade ja lindude püüdmiseks ka võrke ning peibutusparte. Paraku kliima ikkagi muutus seal kandis peale jää taandumist ja kliima soojenemist järjest kuivemaks. Helgem periood Suure Nõo piirkonnas leidis aset aastatel 300 kuni 1250 peale Kristust. Ja seda perioodi teatakse Fremonti kultuuri nime all. Tol ajal siis hakati ka kasvatama rohkem põllukultuure, elama siis aukmajades ja tegelikult sarnanes ka Fremonti kultuur edela osariikides või teistes edela osariikides, Arizonas ja Meksikos asuvate Mogoloni ja Anasazi kultuuridega, samuti Hohokami kultuuriga. Tegelikult võib seda piirkonda vaadelda suht sarnasena. Peale 13. sajandi keskpaika aga hakkas ikkagi kliima niivõrd kuivemaks muutuma, et inimesed otsustasid sealt kandist lahkuda, hüljati oma senised elupaigad ja asulad ning hajuti laiali. Asemele tulid aga uued hõimud, šošonid, juuted ja pajuuted. Ja kui eurooplased sinna piirkonda jõudsid, ja nad jõudsid sinna suhteliselt hilja, seal kusagil 19. sajandi keskel, siis leidsidki nad eest sellised üksikud ringi uitavad küttidest ja korilastest indiaanlaste
suurpered ning võib ütelda, kui utreerida, et see ühiskond seal oli sisuliselt langenud tagasi kiviaega ning seda just nimelt siis kliimamuutustest tuleneva elustiili muutuse tõttu. USA edela osariikides ja otsapidi ka Põhja-Mehhikos asusid 3 omapärast kultuuri: Hohokami, Anasazi ja Mogoloni kultuurid. Need 3 kultuuri olid sarnased, kuid ka piisavalt erinevad. Laias laastus eksisteerisid nad ühel ja samal ajaperioodil, umbes aastatel 200 kuni 1500 peale Kristust, pluss-miinus 100 aastat. Kõik need kultuurid tegelesid vähemal või suuremal määral ka niisutuspõllundusega. Hohokamide niisutussüsteemid olid täiesti arvestatavad ning neid on ka võrreldud mingil määral Mesopotaamia ja Egiptuse niisutussüsteemidega. Inimesed elasid algselt aukmajades. See tähendas seda, et kõigepealt kaevati maapinda umbes poole meetri sügavune ümmargune auk, seejärel tehti sinna puitsõrestik, mis kaeti kas muda või saviga. Hiljem oskuste arenedes hakati ehitama ka juba mitmekordseid hooneid. Neid tehti siis kas lihtsalt savist või põletamata tellistest. Kõigil edela piirkonna kultuuridel olid kaubanduslikud ja kultuurilised sidemed ka Mehhiko kultuuridega. Kui inimesed saabusid Ameerika mandrile põhja poolt ja levisid põhja suunast alla lõuna suunda, siis võib ütelda, et kultuuriline areng vähemalt Ameerika Ühendriikide ja Mehhiko territooriumide võrdluses toimus vastupidi lõuna poolt põhja suunas või kirde suunas. Mehhiko kultuuride mõjul rajasid hohokamid ka oma külaväljakutele näiteks palliplatse, mis reeglite järgi ja kuidas täpselt see pallimäng aga käis, sellele ma küll vastata ei oska. Samuti rajasid hohokamid ka sarnaseid mullast künkaid muldrajatisi, nagu seda tegid idaalade hõimud. Anasazi kultuurist on säilinud küllaltki suurejoonelised varemed Mesa Verde kivipalee ja Chaco Canyonis asuva Pueblo Bonito näol. Sarnaselt Utah's asunud Fremonti kultuurile sai ka Anasazi, Hohokami ja Mogoloni kultuurile saatuslikuks kliima muutumine. Kliima muutus järjest kuivemaks, põllupidamine ei tasunud ennast enam nendes piirkondades ära. Inimesed jätsid maha oma suurejoonelised asulapaigad ning lahkusid. Kuhu? See ei ole täpselt teada. Arvatavasti kõikjale laiali soodsamatesse elupaikadesse, kus siis need inimesed sulasid teiste hõimude hulka. Toimus rahvavahetus. Sisuliselt samal ajal, kui Anasasid oma asulatest lahkusid, saabusid samasse piirkonda põhja poolt Atapaski gruppi kuulunud hõimud. Olulisemad neist siis apatsid ja navahod. Siinjuures tasub rõhutada, et hohokamide, anasaside ja mogoloni kultuuri ning kõigi teiste eelpool mainitud kultuuride näol ei ole tegemist mingisuguste rahvustega, vaid
tegemist on arheoloogiliste kultuuridega. Mis keelt rääkisid anasaasid ja teised nende kultuuride esindajad, see ei ole teada. Tegemist ongi ühe iseloomuliku elustiiliga inimestega, kes on jagatud siis gruppidesse ühest piirkonnast teatud piiritletud aja jooksul leitud arheoloogiliste leidude järgi. Hohokaamide järeltulijateks peetakse väiksearvulist pimahõimu. Mississippi kultuuri järeltulijateks peeti mingil määral Natše hõimu ning Anasaasi kultuuri järeltulijateks Hopi indiaanlasi. Edela-alade elanikke võib nimetada ka üldnimetusega Pueblo indiaanlased. Seda jällegi nende elustiili tõttu. Pueblo nimelt tähendab hispaania keeles küla. Viimaseks eraldiseisvaks piirkonnaks on Vaikse ookeani rannik. See oli tol ajal inimestele eluks kõige sobivam paik. Seal see rannikuala oli rikkalik koorikloomade, mereimetajate, kalade poolest. Seal asus palju lõhejõgede suudmeid. Lõuna pool olid tammemetsad, põhja pool läksid need üle okasmetsadeks, metsad olid täis jahiloomi, hirvi, kopreid, karusid. Lõunapoolsetel aladel tarvitati söögiks ohtralt tammetõrusid, neist valmistati erinevaid roogasid. Põhja pool aga tegeldi muuseas ka vaalapüügiga, üheskoos suurte kanuudega ja keeruliste harpuunidega tõepoolest juba tol ajal vaalu püüti. Inimesed elasid suurtes plankmajades, oli ka kindlustatud asulaid ning nii võibki ütelda, et Vaikse ookeani rannikul olid tolleaegsed põlisameeriklased kõige õnnelikumad. Kui kõik eelnev kokku võtta, siis oma arengutasemelt jäid põlisameeriklased igal juhul peagi saabuvatele eurooplastele alla. Kui palju elas siis eurooplaste saabudes Ameerikas inimesi, kuna meie tähelepanu on põhiliselt suunatud Ameerika Ühendriikide territooriumile, siis selle ala elanike arvuks on pakutud 2 kuni 18 miljonit. Seda siis enne eurooplaste saabumist. Ja millest selline suur kõikumine? Tegemist võib olla ka poliitiliste põhjustega. Nimelt siis vasakpoolsed jõud, kliimaaktivistid üritavad alati näidata Ameerika populatsiooni võimalikult suurena, et rõhutada seda, kuidas valge mees tuli ja rüüstas ning hävitas. Samas parempopulistid püüavad vastupidi näidata Ameerika põliselanike arvu eurooplaste saabumise hetkel võimalikult madalana. Üritatakse jätta mulje, et sellel kontinendil sisuliselt ei elanudki kedagi. Tõde on see, et elu täiesti toimis, seal olid omad rahvad, need olid väga killustunud rahvad. Ja eurooplaste saabudes räägiti Ameerika Ühendriikide territooriumil umbes 300 keelt. Varasem teooria, et kogu see grupp või kogu see populatsioon on arenenud välja ühest grupist, kes saabus mööda Beringi maakitsust või maa-ala, mitte maakitsust. Mõnes mõttes toetab seda teooriat, mõnes mõttes mitte.
see on võimalik? Kuidas siis ikkagi nii palju keeli tekkis? No varasemalt me juba rääkisime. Küttide ja korjlaste hõimud liikusid mööda maad ringi ja jagunesid näljaoludes omakorda väiksemateks gruppideks. Niimoodi võis vabalt see üks algkolle jaguneda kogu maa üle ja lõpuks kasvada teineteisest nii lahku, et nende algne keelgi muutus ära tundmatuseni. Sellegipoolest keeleteadlased on leidnud, et peaaegu kõigis indiaani keeltes, nendest 300, on üle 200 sarnase sõna. Ja kui arvestada populatsiooni vanuseks, umbes 15 000 aastat, siis 15 000 aastat on ka täpselt see aeg, mil kõige põhilisemad algsemad sõnad nagu ema, isa võivad ka muutuda täiesti ära tundmatuseni. Niisiis mul ei olegi siin väga rohkem midagi ütelda. Tõenäoliselt jääb Ameerika Ühendriikidel elanud inimeste arvuks ikkagi kusagil 2 või 3 miljonit. Nii palju siis indiaanlastest ja nende kultuurist enne eurooplaste ekspansiooni algust. Järgmistes osades on peaosas juba eurooplased ja nende järeltulijad. Kohtumiseni!